Tere, väike sõber! Mina olen Palingu, vana flamingo, kes on reisinud mööda maailma ja kogunud lugusid. Täna tahan sulle rääkida ühest väikesest hamstrist, kes arvas, et kõik head asjad tuleb endale hoida. Kuni ta õppis, et jagamine teeb sind hoopis rikkamaks. Heinamaa serval, vana kivi all, elas väike hamster nimega Henry. Henry armastas koguda. Ta kogus seemneid, ta kogus pähkleid, ta kogus marju, ta kogus kõike, mida leidis. Tema urul oli palju tube. Üks tuba oli seemnetele, teine tuba oli pähklitele, kolmas tuba oli marjadele ja neljas tuba oli igaks juhuks asjadele. Mul on nii palju, rõõmustas Henry iga õhtu. Kõik on minu. Ühel päeval tuli Henry juurde väike hiir nimega Mirja. Henry, ütles Mirja, mul on kõht nii tühi, kas sa annaksid mulle ühe seemne? Henry vaatas oma seemnetuba. Seal oli 100 seemneid. Aga ta raputas pead. Ei, need on minu seemned. Mine otsi ise. Mirja läks kurvalt minema. Teisel päeval tuli Henry juurde orav nimega Oru. Henry, ütles Oru, ma kaotasin oma pähklid ära. Kas sa annaksid mulle ühe pähkli? Henry vaatas oma pähklituba. Seal oli 50 pähklit. Aga ta raputas pead. Ei, need on minu pähklid. Mine otsi ise. Oru läks kurvalt minema. Kolmandal päeval tuli Henry juurde väike lind nimega Liisu. Henry, ütles Liisu, mu pojad on näljas. Kas sa annaksid mulle ühe marja? Henry vaatas oma marjatuba. Seal oli 100 marja. Aga ta raputas pead. Ei, need on minu marjad. Mine otsi ise. Liisu lendas kurvalt minema. Henry oli oma asjadega üksi. Ta luges oma seemneid, ta luges oma pähkleid, ta luges oma marju. Mul on kõike nii palju, ütles ta. Ma olen kõige rikkam hamster. Aga miks ta siis nii kurb oli? Siis tuli suur torm. Tuul ulgus, vihm sadas, pikne lõi ja Henry urg vajus sisse. Kõik tema toad täitusid mullaga. Kõik tema seemned, pähklid ja marjad, kõik jäid mulla alla. Henry istus vihmas ja nuttis. Mul pole enam midagi, nuttis ta. Ma olen nii näljane ja mul pole kodu. Siis kuulis ta samme. See oli Mirja, väike hiir. Henry, mis juhtus? Küsis Mirja. Mu urg vajus sisse, nutis Henry. Mul pole enam midagi. Henry ootas, et Mirja ütleb, see on su enda süü, sa ei andnud mulle seemet. Aga Mirja ei öelnud seda. Tule minuga, ütles Mirja. Mu urus on soe ja kuiv, sa võid seal ööbida. Henry ei uskunud oma kõrvu. Aga ma ei andnud sulle seemet. Mirja kehitas õlgu. See oli eile. Täna vajad sina abi. Mirja urg oli pisike, aga soe. Henry kuivatas end. Siis tuli keegi uksele. See oli Oru, orav. Ma kuulsin, mis juhtus, ütles Oru. Ma tõin sulle pähkleid. Henry vaatas pähkleid. Aga ma ei andnud sulle pähklit. Oru naeratas. Ma tean, aga sa oled nüüd hädas. Sõbrad aitavad. Siis lendas aknale Liisu, väike lind. Henry, ütles Liisu, mu pojad korjasid sulle marju. Nad tahtsid aidata. Henry silmad täitusid pisaratega. Aga ma ei andnud sulle marju. Ma olin halb. Miks te mind aitate?
Liisu istus tema kõrvale. Sest nii teevad sõbrad, ütles Liisu. Me anname, kui saame, ja me saame, kui vajame. See on jagamise võlu. Sel ööl magas Henri Mirja urus, kõht täis oru pähkleid ja Liisu marju. Ta mõtles palju. Ta mõtles, kuidas ta oli öelnud ei kõigile ja kuidas nemad olid öelnud jah talle. Mina ei jaganud, mõtles Henri, aga nemad jagasid ikkagi minuga. Miks? Ja siis ta sai aru. Jagamine ei ole tehing. Jagamine ei ole mina annan, et sina annaksid. Jagamine on lihtsalt hea asi. See teeb maailma paremaks. Järgmisel päeval aitasid Mirja, Oru ja Liisu Henril uue uru kaevata. See oli väiksem kui vana, aga Henri ei hoolinud. Ma ei vaja nii palju tube, ütles Henri. Üks tuba mulle ja üks tuba jagamiseks. Sellest piisab. Ja sellest päevast alates oli Henri teistsugune hamster. Kui keegi tuli ja küsis seemet, andis Henri seemne. Kui keegi tuli ja küsis pähklit, andis Henri pähkli. Kui keegi tuli ja küsis marja, andis Henri marja. Ja imelik asi, mida rohkem ta jagas, seda rohkem ta sai. Sest sõbrad mäletasid teda ja tõid talle kingitusi. Ühel õhtul istus Henri oma uues urus ja vaatas ringi. Tal polnud enam 100 seemneid, tal polnud enam 50 pähklit, tal polnud enam 100 marja. Aga tal oli 3 head sõpra ja see oli palju, palju rohkem väärt. Ma olen nüüd päriselt rikas, sosistas Henri, ja seekord oli see tõsi. Ja nüüd, väike sõber, on aeg magama jääda. Kui sul kunagi on midagi head ja keegi küsib, kas sa jagaksid, mõtle Henrile. Jagamine ei tee sind vaesemaks. Jagamine teeb sind rikkamaks, sest see toob sulle sõpru ja sõbrad on kõige suurem varandus. Ja kui kunagi vajad sina abi, siis on sõbrad seal. Sest nii jagamine töötab. See tuleb alati tagasi. Head ööd, väike sõber. Sinu Palingu.